Tere hommikust, tere õhtust siit Telši äist, circa 21 000 elanikuga linn, on üks Leedu vanimaid, asutatud ilmselt millalgi 14. sajandil. Linn asub hästi kauni järve kaldal, äärmiselt huvitava sellise pinnareljeefiga alal. Kesklinn, meeletult ilus, hästi tugeva ajaloolise taustaga. Nii palju siis sellest kohast, kus ma täna olen. Aga nüüd siis tänasest päevast. Hommikul oli selline südamlik lahkuminek sõpradest Šiauliai raudteejaamas. Hetkel on nad juba kenasti Tartus kodudes ja naudivad koduseid toite. Muide, aitäh, Lauri, sulle tänase kõrvaussi eest. Ja siis Šiauliaist lahkumisega algaski minu soolomatk. Linnas olid kergliiklusteed justkui sellised laiad promenaadid. Vaikselt, aga jäid järjest kitsamaks. Kuni lõpuks oli sellest kergliiklusteest järel vaid metsarada ja siis juba sõidutee. Täna toimus ka teine traktor versus inimene võidusõit ja nagu näete, siis selle võitjaks osutus sel korral inimene. Tänane päev käis tõusude ja mõõnadega. Tõusis maastik, tõusis tugev ja külm vastutuul edelast. Ja sellega seoses hakkas kuidagi meeleolu langema. Selline emotsionaalne ja vaimne mõõn. Aga peatus, hingetõmme, kohalolu. Ja siis ikka edasi. Ikka ülesmäge. Kruusateed on siinkandis küll jätkuvalt laiad, aga väga kummaliselt treppis ja kaetud sellise peenikese lahtise liiva ja kivide seguga, mis teeb nad eriti salakavalaks. Raputas hästi korralikult ja ausalt oli üsna ebamugav ka. Aga nähes, kuidas kohalikud siin nendel teedel liiklevad, siis see seletab küll teede treppiminekut. Igatahes otsustasin kuni Klaipedani püsida siis enamuses siiski asfaldil. Kuigi ka asfalt oli täna selline, et mõnes kohas oli parem sõita teepeenral kui teel. Aga lõpuks jõudsin kenasti ikka Telši äisse. Suur kohv sirklist ja seejärel suundusin linnaga tutvuma.
tänase ööbimise võtsin vahelduseks Airbnb-st. Hästi armas ja hubane kodu, et kui siia kanti satute, siis kindlasti soovitan seda kohta. Aga tänase sellise füüsiliselt raskema päeva ja vaimse mõõna keeras täiesti pea peale üks juhuslik vestlus ühe Leedu noormehega, kes tuli siinsamas Telšiai kesklinnas minuga juttu ajama, uuris, et kust ma tulen, kuhu lähen ning huvitaval kombel soovis kuulda ka minu lugu, ehk et miks ma seda teen ja mis teel ma päriselt olen. Ja seejuures tegi südame eriti soojaks tema tunnustus minu muutustesse astumise julguse osas. Ja kuna mu lugu teda ka inspireeris, siis soovis ta suisa mu YouTube'i kanalit jälgima hakata, et mis siis, et see on tema jaoks täiesti võõras keeles. Et iseenesest oli äärmiselt äge ja soe kohtumine. Main muidugi ütleb selle peale, et juhusega pole siin midagi pistmist. Ehk tõesti. Igatahes, järgmised paar päeva võivad videot üleslaadimise osas olla veits keerukamad, nii et ärge ehmuge, kui ülehomme või ülehomme video viibib. Kui viibib, siis mingi hetk tuleb lihtsalt mitu tükki korraga ära vaadata. Aga seniks nägemise ja kuulmiseni. Tšau!